Maarjamõisa linnaosas asuvale tänavale nime määramine, ettekandjaks abilinnapea Jarno Laul, palun. Auväärt volikogu, sedakorda on siis nimeootel üks tänav Maarjamõisa ülikooli linnakus. Selle tänava väljaehitamine on tegelikult jõudnud sel sügisel lõpule ja tänav on ise väga auväärne, selle ääres paiknevad näiteks ülikooli füüsikahoone, ülikooli keemiahoone, värske Rahvusarhiivi varuväljapääs ja Tartu täiskasvanute gümnaasium, kui nimetada vaid kõige olulisemaid. Tegu on siis Nooruse tänava paralleeliga. See tänav iseenesest kulgeb ülikooli kinnistul, aga sellele teemaale on seatud isiklik kasutusõigus Tartu linna kasuks, tagada seal siis nii-öelda selle maa kasutamine avaliku tänavana. Ja arvestades kõike seda eelnevat, me ennekõike küsisime Tartu Ülikooli käest, mis on ülikooli seisukoht ja ettepanek selle nime osas. Ja saime 2 nime varianti. Esimene neist on väga lihtne, lakooniline, on teaduse, kuna tõepoolest sellist nime Tartu linna nimeregistris ei ole. Teine on aga natukene intrigeerivam ja on ettepanek nimetada see tänav Wilhelm Ostwaldi nimega. Ennekõike tänu sellele, et Wilhelm Ostwald on ainukene Nobeli preemia laureaat, kelle alma materiks on Tartu Ülikool. Tõsi, see Nobeli preemia on saadud suhteliselt tükk aega tagasi 1909. aastal, aga värskemat ei ole. Teiseks, ka asukoha mõttes, kuna Ostwaldi teadustöö on füüsikalise keemia vallas ja mõlemad seda puudutavad õppehooned tänava ääres asuvad, siis iseenesest oleks ta ka nii-öelda seosena selle õppehoonetega väga huvitav ettepanek. Nendest kaalutlustest lähtuvalt linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku, et me tõepoolest oma ülikooli ajalugu paremini teaksime ja mäletaksime ja tõstaksime neid saavutusi, mis on ka tükk aega tagasi tehtud, piisavalt väärikalt esile, pannagi sellele tänavale just Wilhelm Ostwaldi nimi. Passis oli tal tegelikult 2 eesnime, Friedrich Wilhelm, aga kohanime nõukogu arvates, kellega me oleme samuti konsulteerinud, oleks paslik kasutada 1 eesnime ja seda, mida ta ka ise oma publikatsioonides, teadustöös kasutas ja millena ta ka Nobeli nii-öelda auraamatusse sisse kantud on. Ja sellise ettepaneku me volikogule ka teeks. Aitäh. Kas on küsimusi ettekandjale? Ei paista. Aitäh veel kord ja paluks siis kaasettekandeks kõnetooli kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi. Aitäh, head kolleegid. Tegemist on siis baltisakslasest inimesega, kes on Riias sündinud enam kui 150 aastat tagasi, on õppinud Tartu Ülikoolis, selle lõpetanud, pärast seda 4 aastat veel töötanud siin eradotsendina, sealt edasi oli ta 6 aastat Riia polütehnikumis ja jõudis välja siis ka Leipzigi. Viimased eluaastat oli ta vabakutseline teadlane
ja nii nagu te kuulsite, siis 1909. aastal sai keemiaauhinna, Nobeli auhinna. Kultuurikomisjon pooldas seda tänavanime varianti, poolt oli 10 ja vastu ei olnud mitte keegi, nii et siis Wilhelm Ostwaldi tänav. Aitäh! Aitäh! Kas on kaasettekandjale küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõnavõtusoove laekunud ei ole, repliigisoove. Kas on kellelgi? Ei näe. Kas on lõppsõna soovi? Ei ole. Kas on kellelgi soovi konkureerivat hääletust läbi viia või nõustume linnavalitsuse ja kultuurikomisjoni poolt tehtuga? Ehk siis määrata tänavale nimeks Wilhelm Ostwaldi tänav. Nõus. Panen hääletusele. Kes on? Ei olegi hääletamist veel. Jaa, jõuame selleni enne, kui saame siis vastukaja avalikkuselt, et läheb avalikule väljapanekule. Vabandust.